Nii, räägin täna siis toruliitmike tihendamisest. Teie valikus on kaks toodet, Loctite 55 ja Loctite 5776. Alustaks siis natuke, tutvustan siis, miks siis toruliitmik lekete põhjused. Probleem on selles toruliitmike puhul, et ei ole võimalik kunagi saavutada 100% siis täituvust keerme vahel. Ehk siis puudub 100% kontaktpindade vahel. Samuti on võimalikud toruliitmike kahjustused, soojuspaisumine on üks faktor, miks siis toruliitmikud ei ole tihedad. Tihend ei ole piisavalt vastupidav, vibratsiooniprobleemid ja liiga kõrge temperatuur või surve. Need on põhilised probleemid ja nagu siin näha, kui vaadata keeret lähedalt, siis lekke põhjus on just seal, kus keermete vahel ütleme, on siis õhk vahel. Nii, siis kui vaatame traditsioonilisi meetodeid, siis on need teflon teip, erinevad liimid, lina ja tihenduspasta, mis puudutab nüüd puudusi, mis antud lahendustes on teflon teibi puhul on siis ikkagi vibratsioonist ja soojuspaisumisele ei pea ta väga hästi vastu. Samuti teibitükid võivad sattuda süsteemi ja ummistada seda. Kui räägime liimist, siis toimub pindade kokkutõmbumine, ehk siis seal on üks osa sellel liimil on siis lahusti ja see võib kahjustada pindasid. Detailid on määrdunud, on samuti nagu probleemiks ja lina puhul on samuti, ütleme, kui koos pastaga kasutatakse, siis on detailide määrdumise ja kui ei ole kogemusi linaga töötamiseks, siis on võimalikud ka liitmiku kahjustused. Ehk siis, kui liiga palju lina pakkida, siis tekib paisumine ning on võimalik see, et liitmik läheb lõhki. Kui nüüd me räägime Loctite valikutest, siis siin on selline väike ülevaade kataloogist, ehk siis kuidas leida õige lahendus. Kataloog on meil üles ehitatud niimoodi, et ülevalt nagu on püstitatud ülesanne ja allpool on lahendused, kas tegemist on siis metalliga või plastmassiga, plastikkeermega. Keerme tihendusnöör Loctite 55 sobib nii metallile kui plastikule. Kui me räägime metallist, siis sinna sobivad anaeroobsed liimid, ehk siis liimid, mis tahkuvad, kui ei ole õhu ligipääsu. Selle jaoks on jämeda keerme jaoks on siis Loctite 577 või teie puhul on siis 5776. Ütleme, nende vahe on selles, et 577 on üldotstarbeline, 5776 on elastsem võrreldes 577-ga, ehk siis sellistele paisumistele, mis on tingitud kõrgetest temperatuuridest, peab paremini vastu. Ja kui tegemist on peenete keermetega, ehk siis hüdraulika üldjuhul, siis on 542. Seal on vahe selles, et viskoossuse vahe on, et peenema keerme jaoks on vedelam liim. Samuti kataloogis me võime leida, et mis on maksimaalne mõõt siis antud lahenduste puhul, et Loctite 55 puhul on siis 4 tolli, 577 on 3 ja 542 on 3/4. Samuti on temperatuurid kasutus märgitud, ehk siis -55 kuni 150. Kui on sertifitseeritud tooted, siis on need ka samuti siia välja toodud, et kas näiteks Loctite 55 puhul sobib ta nii gaasiliitmike tihendamiseks kui ka joogivee jaoks. 577 siin on näiteks samamoodi sobib nii gaasi jaoks, kui ka samuti on olemas toiduainete sertifikaat NSF. Kataloog on niimoodi üles ehitatud, ta on olemas ka meil veebikeskkonnas, et kui on vaja õiget toodet leida, siis seda on võimalik täiesti teha.
lihtsasti kasutades kataloogi. Nii, aga nüüd räägiks natuke anaeroobsetest liimidest, et ehk siis toruliikmete tihendamiseks Loctite 577, 5776. Nii, ja kuidas need tooted toimuvad? Et ehk siis tegemist on anaeroobsete liimiga. Tahkumine toimub siis, kui puudub hapniku ligipääs. Kui ta on siis avatud ning ei ole fikseeritud, on olemas hapniku ligipääs, toote jääb vedelaks. Kui fikseerime keerme, hapniku ligipääsu enam ei ole, algab tahkumine. Nii, siis kuidas kasutada, et kõigepealt ettevalmistus. Iga liimimise puhul on väga oluline pinnapuhtus. Rasvarastuseks kasutame Loctite 7063. Vajadusel kasutame ka aktivaatorit. Meie sortimendis on Loctite 7649. Aktivaatorit kasutame siis, kui on madalad temperatuurid, ehk siis alla +5. Tegelikult, kui on miinuses, siis keermeliimi ei saa kasutada. Et ikkagi ta peab plusstemperatuuri juures olema. Et kui on madal temperatuur või on mitteaktiivne metall, ehk siis roostevaba. Aktiivne metall on vask, messing, mitteaktiivne on roostevaba. Kui on roostevaba keermega tegemist, siis tuleks ka aktivaatorit kasutada. Teiste lahenduste puhul aktivaatorit me ei kasuta, sellepärast tegelikult ta võtab natuke tugevust maha. Et ainult madal temperatuur või mitteaktiivne metall, siis on seda vaja. Teistes juhtudel lihtsalt teeme rasvarastuse ning kanname toodet peale. Pealekandmine tuleb kanda 360 kraadiga, ehk siis teha täisring. Kui on keermed, ütleme toll ja suuremad, siis tuleb kanda liim mõlemale poole, nii sise- kui väliskeermele. Nii, siis detailid tuleb kokku monteerida esimesel võimalusel, et ehk siis, nagu ma ütlesin, kui puudub hapniku ligipääs, siis hakkab polümeriseerimine alustab. Et sel juhul, see ei ole väga hea mõte näiteks, et ma panen mingid toruliikmikud kokku ja siis lähen lõunale ja tulen tagasi, siis pingutan nad üle. Et kui hapniku ligipääs puudub, algab polümeriseerimine. Et sel juhul, kui liim on juba poolenisti tahkunud ja sa hakkad seda ütleme keermed edasi pingutama, siis toimub selle liimi purunemine ning me ei saavuta hermeetilisust. Et ehk siis fikseerime esimesel võimalusel. Kuidas nüüd lahti võtta liimitud ühendusi? Üldjuhul tegemist on keskmise tugevusega liimidega, et ehk siis neid on võimalik võtta tavatööriistadega. Kui see ei toimi, siis kuumutame detaili 250 kraadi, üldjuhul siis kasutades fööni ning sel juhul saame samamoodi demonteerida. Aga üldjuhul, nagu ma ütlesin, et tavatööriistaga on võimalik teostada demontaaži. Ja kui on korrodeerunud ühendused, juhul kui varem ei ole kasutatud Loctite tihendamiseks, siis Loctite liime, siis on olemas selline toode nagu Loctite 8040, mis on sellise külmutusefektiga. Kui on näiteks korrosioon keerme vahel, siis ta, ütleme, jahutades detaili, äkiliselt detail väheneb, keerme sees toimub siis nihkumine, et ehk siis korrodeeritud osa, see nihkub ning on võimalik hiljem lihtsasti lahti võtta, ütleme siis korrodeerunud ühendus. Aga juhul, kui me kasutame Loctite keermeliime, siis meil seda probleemi ei ole, kuna korrosioon sinna ei saa tekkida, kuna siis hapniku ligipääs ei ole võimalik sinna, niiskuse ligipääs ning korrosiooni keerme vahel ei teki. Nii, ja nüüd siis näiteks siin videot selle kohta, kuidas toimub siis toote pealekandmine.
rasvaraskus, lokkaid 70 mõlema. Väga mugav otsing. Täisring. Kui on suuremad keerud mõlemale ning fikseerib. No vot, et toote pealekandmine, et selline nagu visuaalne ülevaade. Edasi, nüüd räägiks toruliitmike tihendamiseks keermetihendusnööriga Loctite 55. On olemas 2 pakendit, 160 meetrit, noh, sihuke nagu profilahendus ja kui on väiksemad tööd, siis saab ka 50 meetrist toodet kasutada. Teil on mõlemad sortimendis, et täiesti saadaval. Nii, et kuidas siis peaks seda toodet kasutama. Eelnevalt on vaja jah, et liitmik oleks puhas ja tuleks karestada keeret, eriti sel juhul, kui on tegemist ise tehtud keermega, siis seda on kindlasti vaja teha. Seda saab teha siis kas rauasaega või siis kulinokadega üle käia. See keerav muidugi on olemas ka spetsiaalsed vahendid, kohe sellised rullikud, millega käiakse keere üle. See on vajalik ka siis, kui on tegemist linaga näiteks. Siis pealekandmine keerme suunas tuleb kanda siis vastav arv pöördeid. Pakendil on näidatud, mitu keeret tuleb teha vastava siis suuruse puhul. Siis noaga, mis on pakendil, kohe saaks siis katkestada, katki lõigata seda nööri ning ühendame fittingu ning mis on positiivne pool, et meil on võimalus reguleerida 45 kraadi, et ehk siis, kui näiteks mingi põlv ei istu kuhugi täpselt, siis me saame seda tagasi keerata. Nii, ja siin on samamoodi üks selline video selle kohta, kuidas võiks peale kanda. Nagu näha, et on suhteliselt kiire lahendus, et on võimalik väga kiiresti fikseerida liitmikuid, et teiste toodetega see nii kiiresti ei tule välja ja samuti, nagu ma ütlesin, et kõige positiivsem pool on see, et on võimalik 45 kraadi reguleerida. Et näitan nüüd natuke seda pealekandmist, et juhul, kui tegemist on vana keermega, et kui nagu on vaja ümber pakkida, vot siis soovitaksin natuke teistmoodi seda teha, kui on eelnevalt näidatud, et uue fittingu puhul jah, see niimoodi toimibki. Aga kui on näiteks koonuses keere või on niisugune vana keere, eriti kui on mingi ise tehtud keermega tegemist, siis
Me ei tea kunagi, kuidas need liitmikud omavahel istuvad, et milline vahe on seal siis sellel keermel, et siin näitan ühed sellist võtet, mida võiks kasutada, kui on tegemist mittestandardse vana keermega. Et ehk siis alustame jah, samamoodi nagu näidatud, et niimoodi risti-rästi ja pärast tekitame nagu sellise keskele nagu küüru. Et keskele kanname rohkem toodet peale, et siis me võime olla kindlad, et jääb pidama see keere, et ehk siis selline nagu küür tekib keskele. Et see on nagu väga oluline, et eriti kui on tegemist siis mittestandardse keermega. Nii. Siis veel üks video, siin on nüüd selle kiiruse kohta. No vot, et nagu näha, et oluliselt kiirem pakkimisviis on ikkagi Lockbit 55-ga kui võrreldes Teflon teibiga. Ja Teflon teibiga kindlasti ei tohi kunagi tagasi minna, et ehk siis sellist reguleerimisvõimalust meil ei ole. Ja nagu ma eelnevalt seal mainisin, tema puuduseks on ka, et ta võib ummistada süsteemi, et kui ta läheb torustikku sisse. Nii, ja siin siis teine on videos selle kohta, kuidas linaga toimib pakkimine. No vot, nagu näha, et see on veel aeganõudvam protsess linaga toimetamine. Kuigi jah, ütleme, lina puhul on samuti võimalus reguleerida, ütleme tagasi keerata fittingut, aga see on oluliselt kiirem ja puhtam lahendus Lockbit 55-ga kui linaga. Nii, siis veel näiteks sellist
nüüd siis sama test on tehtud Loctite 55. Video jäi mul presentatsioonist maha, aga põhimõtteliselt samasugune test on tehtud Loctite 55-ga ja seal sellist leket ei ole. Et ehk siis meil on võimalik reguleerida 45 kraadi. Nii, nüüd sellist kokkuvõtte nendest eelistest Loctite lahenduste puhul, et ohutuse suurendamine ehk siis meil on kontrollitud lahendused, et ennetada masinarikkeid, õnnetusi, võimalikke tervise ohutusega seotud riske. Siis on olemas, ütleme, kui liimide puhul räägime, siis on olemas valge ohutuskaardiga liimid, et ehk siis, mis on täiesti ohutud inimese tervisele ja loomulikult Loctite 55, seal on tegemist siis nööriga, kus mingit ohtu ei ole, et ehk siis kõik sertifikaadid joogivee jaoks on olemas. Nii, kulude vähendamine, et samuti väga oluline aspekt, et ehk siis kiirem töö, ütleme madalamad kulud, kuna näiteks kui liimist räägime, siis seda tõesti kulub väga vähe selleks, et fikseerida liitmikuid ja võrreldes teiste lahendustega on Loctite lahendused kiiremad, mõtlen traditsiooniliselt, ehk siis teip ja lina. Ohutuse suurendamine, et ennetame rikkeid, erinevaid õnnetusi, mis võivad tekkida. Ja, et see on vist sama slaid, et põhimõtteliselt jah, ütleme, need siis on kõige olulisemad sellised aspektid, et millega, kui kasutada Loctite lahendusi töös, et igal juhul ma arvan, et need on niisugused tooted, mida igapäevaselt saab kasutada nii vee-ettevõtted kui ka siis ütleme pneumosüsteemide juhul ja nii edasi. Nii, aga minu poolt oleks kõik siis, et tänan tähelepanu eest. Kui on küsimusi, siis palun esitage. Nii, kui küsimusi ei ole, siis annaks sõna Ahtole. Aha, nii ruttu juba. No, jah. Nii, kohe proovin siis oma presentatsiooni siia ette paigaldada. Nii, kas on näha? Siis on hea, siis alustan. Et võib-olla siis kõigepealt ma räägin teile sellest, et mis üldse Henkel on. Henkel on tegelikult Saksa keemiakontsern, kes tegeleb siis erinevate toodete siis müümisega ja tootmisega ja me siis olemegi ise tegelikult ainult tootjad ja tootja esindaja ja kõik siis, kes meil edasi neid tooted müüvad, siis on tegelikult nagu meie esindajad. Et ühesõnaga siis Henkel on selline firma, kes müüb ja teie olete siis nagu põhimõtteliselt ka onnine meie toodete müügi esindaja ja maaletooja ja teie siis müüte neid tooteid kõigile edasi. Meil on siis pesupulbritest on võib-olla tuntumad brändid siin Persil, Minirisk, siis on meil ka siin Bref, Silan, sellised brändid. Kosmeetikast on Schwarzkopfi tooted, erinevad juuksevärvid, Fa, Taft, Schauma ja nii edasi ja meie oleme siis nagu selline liimi esindaja. Ja meil on põhiliselt, minul on siis kõik tarbeliimid. Ja tarbeliimid on siis kõik sellised asjad, mida müüakse kauplustes, aga saavad kasutada ka profid, sest nad vastavad täiesti ka profide nõuetele. Ja siin on ka siis mõned tooted on topelt, et profidel on nagu siis paremad tooted, kui on tavainimestele, aga Eestis on nagu tihtipeale selline olukord, et prof ostab alati nagu siis odavamat toodet ja nagu kehvemat toodet, mida kui võiks osta nagu kallimat ja paremat toodet. Et see on nagu siis selline asi. Ja Henkelil on siis 2 tehast Eestis. Üks on Makroflexi tehas, mis asub Pärnus Savi tänaval. Ja teine tehas on meil Tartus, mis asub siis Klaasi tänaval, kus toodetakse kõik tseresidi kuivsegud. Aga paljud muud tooted me toome siis erinevatest kohtadest sisse. Toome nii Saksamaalt kui ka Iirimaalt, kui ka siis praegusel hetkel on ka Venemaal pakendatakse tooteid. Et tooted tulevad väga erinevatest tehastest. Nii, et kõigepealt siis täna räägin teile Makroflexi hermeetikutest, siis räägin vahtudest ja siis räägin juba teile ka natuke siis, kuidas neid asju õigesti teha. Et kui teil on ka küsimusi, võite alati küsida.
Makroflex on tihtipeale sünonüüm montaaživahule, aga me toodame Makroflexi all ka hermeetikuid. Üks bränd, ühed tooted, aga paljud inimesed arvavadki, et seal sees on siis sees selline materjal, mis on Makroflex, aga see on tegelikult bränd. See, mis seal pudeli sees, see on polüretaan. Aga hermeetikutest rääkides, siis on meil erinevad hermeetikud, on sanitaarsed silikonid, siis on universaalsilikonid, neutraalsilikonid, akrüülhermeetikud ja eriotstarbelised hermeetikud. Et selline jaotus siis käib kõikidel nendel erinevatel hermeetikutel. Inimesed tihtipeale ajavad need terminid segamini, et mõtlevad, et kõik asjad on silikonid. Tegelikult on silikon selline asi, mis peab sisaldama räni. Silikon on inglise keeles ongi tegelikult räni. Ja kui siis seda toodet seal tootes seda räni ei ole, siis ei ole tegemist mitte silikoniga, vaid on hermeetikuga. Ja hermeetikuid on hästi palju, hästi erinevaid. Ja tegelikult, kui te kaupluses vaatate, siis te näete ka seal nii köögi kui kasvuhoone kui ka ülevärvitavaid silikone, et kõik selliseid termineid kasutatakse, mis tegelikult siis ei ole õiged. Et alati peab vaatama, millega on tegemist. Ja see jaotusgrupp tegelikult on suhteliselt lihtne, ei ole olemas seal mingisuguseid spetsiaalseid ehitussilikone ega universaalsilikone, vaid on olemas kas sellised äädikalõhnaga ehk atsetoksüsilikonid, siis on alkoholilõhnaga alkooksüsilikonid, siis on olemas veel oksiimibaasil silikonid, estrite baasil silikonid ja on siis ülejäänud on kõik juba hermeetikud, et tegelikult saab väga hästi ka lõhna järgi silikoni ära tunda. Tagant natukene pudelit keerates tuleb kohe selline spetsiifiline lõhn, et saada ära tunda, milline silikon ja kus seda kasutada saab. Kõigepealt on siis sanitaarsed silikonid. Sanitaarsilikonidest meil on siis kõige parem, kõige kvaliteetsem toode on Makroflex SA102. Selle toote kohta on isegi Tallinna Tehnikaülikool teinud sellise testi, mis võitis siis kõikide silikonide hallituskindluse poolest. Hästi hallituskindel toode, seal on sees hästi vähe lisaaineid, on praktiliselt puhas silikon, silikonidele pannakse lisaaineks kas siis kriiti või mineraalõli, mida rohkem seda silikoni sisse siis sinna panna, seda rohkem ja seda kiiremini läheb ta hallitama ja seda kehmem on tema kvaliteet. Aga see on hästi vastupidav, hästi tugev silikon, väga UV-kindel ja samuti on ta siis mõeldud siis põhiliselt sanitaarruumidesse, köögid, WC-d, vannitoad, sobib ka õues kasutamiseks. Silikonide puhul on tegelikult see reegel, et kõik silikonid sobivad nii sise- kui välistingimustesse. Aga kuna siia peale on kirjutatud sanitaarsilikon, siis inimesed tihti peale teda väljas ei kasuta. See silikon ise on siis äädika baasil, äädika lõhnaga. Seda lõhna tunneb ka niimoodi, kui võtta see padrun kätte ja natuke pigistada teda ja tagant otsast on tunda siis sellist äädika lõhna. Ja see on äädika baasil silikon ja sellega peab siis alati arvestama, et sellel silikonil on piirangud. Seda silikoni saab väga hästi kasutada keraamiliste plaatidega, saab kasutada väga hästi siis klaasiga, puiduga, plastikuga ja alumiiniumiga. Ülejäänud materjalidega on probleemid, tal tekivad reaktsioonid, mille tõttu siis võib see silikon selle materjali küljest lahti tulla. Näiteks ei tohi neid äädika baasil silikone paigaldada koos tsinkplekiga, metalliga, samuti aluselised pinnad, krohvid, telliskivid, sinna ka ei soovitata äädika baasil silikone. Et kui teil on ikkagi tegemist vannitoaga ja tahate hästi hallituskindlat silikoni, siis te valite selle Makroflex SA. Teine toode on meil Makroflex SX, mis on siis tegelikult mõeldud tavatarbijale. Ta on selline natukene odavam, siin on sees rohkem siis seda täiteainet ehk mineraalõli või siis ka kriiti ja selle tõttu tegelikult meil peaks olema siis selline situatsioon, et seda ostab ainult tavainimene. Aga meil kahjuks Eestis ostetakse seda hästi palju, tundub, et kõik profid on selle toote omaks võtnud, aga tema hallituskindlus jääb alla Makroflex SA tootele. Et tal on just selle lisaaine tõttu on siis see vahe. Sobib samuti samade materjalidega, nagu ma nimetasin ka siis selle Makroflex SA puhul ja temal on siis ainult see hallituskindlus on natukene nõrgem ja ta hind on ka tunduvalt odavam kui siis see Makroflex SA tänu sellele täiteainele. Et kaks erinevat toodet on meil siis, tundub sarnane sanitaarsilikon, aga kõik sõlmed ja vannitoad, WC-d ja võite ka kasvuhoonel kasutada, kui on tegemist alumiiniumpinnaga.
Kui kasvuhoone on singitud metall, siis sinna äädika baasil silikonid ei sobi. Universaalhermeetikud, meil on siis praegusel hetkel, siin on ka nüüd praegu vanemad pakendid, need kõik muutuvad, meil tulevad uuemad, selgemad, kliendile rohkem arusaadavad pakendid, aga selleks läheb veel aega, ma ei saa teile praegu neid näidata, sest ma ei ole ka neid ise näinud veel. Ja Macroflex AX on siis üks toode, mis on universaalsilikon, aga samuti on ta siis selline siis äädika baasil toode. Ja universaalsilikonid on siis, kui meie ostsime selle Macroflexi tehase 2003. aastal Jüti käest, siis oli kõikidel tootjatel olid universaalsilikonid äädika baasil. Siis nagu neid neutraalsilikon oli suhteliselt vähe, nad olid kallid ja neid ei ostetud ja siis tulid need sellised siis universaalsilikonid ja kõik äädika baasil. Aga kuna ta on peal see universaalsõna, siis meil nüüd uutel silikonidel kaob see universaalsõna ära, sest see tegelikult ei ole õige. Kõige universaalsem silikon on tegelikult neutraalsilikon, mis sobib siis erinevate materjalide kasutamiseks, liimimiseks, tihendamiseks. Aga see äädika baasil silikonidel on siis just piirangud ja seda peab alati siis arvestama, mis materjaliga on tegemist. Et kindlasti ei tohi jälle olla need siis aluselised pinnad, nagu need profid, tellised, siis ka igasugused kivipinnad ja samuti ei sobi ka metallidele, välja arvatud alumiinium. Aga mis ka peab alati silikonide puhul arvestama, enamus silikoone ei sobi ka siis looduskivile. Looduskividele meie soovitame ise liimhermeetikuid, mis on siis meil ainult värvitu ja valge. Aga ülejäänud tooted on siis, sellega peab siis ka alati arvestama, et looduskivile läheb sisse see mineraalõli, mis seal silikonis sees sisaldub. Ja ta rikub need pinnad ära. Pinnad jäävad siis sellised tumedamad, koledad ja ei ole siis üldse mitte nii ilusad. Et see on ka siis selline äädika baasil toode, mis on siis praegu universaal, aga varsti muutub ta siis teise toote nimega, aga sellest me anname kohe teada, kui see muutus tuleb. Neutraalhermeetikud on tegelikult kõige universaalsemad silikonide ehituses üldse. Neid saab kasutada väga erinevate materjalidega. Ja praktiliselt, kui on ebaselge, millist hermeetikut kasutada, siis nende neutraalsilikonide areal on päris suur. Meie kõige uuem toode ja see on ka meil patenteeritud toode on Macroflex Fusion. See on päris uus toode, selles mõttes, et tema on nüüd ainukene silikon, mis on estrite baasil, mis ei ole enam ei alkooksu ega oksiim, ega ei ole ka siis mingisugune selline äädika baasil, vaid tal peaaegu lõhn puudub. Täiesti lõhnatu, kui sa kasutad seda. Isegi kui vannitoas kasutada, siis ei ole tal ka mingisugust lõhna, ei äädika lõhna ega midagi, aga tema hallituskindlus jääb natukene alla selle sanitaarsilikonile. Ja samuti ei ole tooted läikivad. Paljud inimesed tahavad vannituppa läikivat silikoni, siis SA ja SX läigivad päris hästi ja nad on sinna nagu selles mõttes hästi sobivad. Aga kes tahaks mattpinda, siis võiks kasutada Macroflex Fusionit. Fusion on väga hea ka siis välistingimustes. Et kui teil on näiteks välistingimustes vaja seal kas või nende paneelide vahelist paisumisvuuki tihendada, siis oleks silikon palju vastupidavam, palju kauem püsivam, kui on need polüuretaanmassid, mida seal praegusel hetkel kasutatakse. Polüuretaanmassid ei ole kunagi nii UV-kindlad, nad tihtipeale pragunevad ja lähevad katki, aga silikon püsib välistingimustes ja päikse käes ülihästi. Ja see Fusion on ka ainukene silikon praegu Eesti turul, mis ei lähe päikse käes kollaseks. Ta jääb selliseks piimjaks matiks, aga ei muutu kollaseks. Täiesti kõikide nende oksiimivaba oksiim on tegelikult ka ohtlik kasutajale, sellepärast, et ta sisaldab selliseid ärritavaid aineid, mis rikuvad ka siis kasutaja tervist ja oksiimibaasil silikone tohiks kasutada ainult õues, aga meil tihtipeale ehitajad kasutavad neid ka sisetingimustes. Et see ei ole üldse nii elajal, kes seal elab, ei ole hea, ei ole ka sellele paigaldajale üldsegi mitte hea toode. Aga see toode on tõesti siis erineb sellest, et ta on lõhnatu, ta püsib väga hästi erinevates kohtades, kus teda paigaldada ja ka samuti erinevate materjalidega. Ja üks väga suur eelis on siis tavaliselt, kui kõike silikoni võib paigaldada temperatuuridel +5, +10 ja ülespoole, ütleme kuni 25 kraadi, loetakse nagu normaalseks paigaldustemperatuuriks, siis seda silikoni saab paigaldada alates -5 kraadist, et see saab ka miinustemperatuuridel paigaldada. Kuigi me oleme isegi testinud selliseid, võtame külmkapist selle silikoni,
jää sisse oleme tema pannud sügavkülmas ja oleme välja võtnud, ta samuti töötab, et koheselt ei ole mingisugust probleemi. Aga me ei saa seda reklaamida, sellepärast kui tehniliste andmete lehe peal on -5 madalam kasutustemperatuur, siis seda peab ka kindlasti jälgima. Et kõik need andmed on tegelikult tehniliste andmete lehel kirjas ja see on kodulehel macroflex.ee, et tegelikult tuleb seda jälgida. Tihtipeale ka peale kirjutatakse ükskõik mis meeldib, et see ei ole ka päris õige alati, et kui hakata vaatama tehnilisi andmeid, siis on need päris erinevad. Ja see on siis selline uuenduslik siis silikon, mis on variandina valge ja värvitu. 2 sellist erinevat varianti. Ja siin on ka näha siis, kus seda kasutada saab väga hästi igasugustes ühendusvuukidel, nii akende puhul, uste puhul, samuti ka siis need vihmaveeplekid, erinevad materjalid, väga hea ühendus, nii klaaside, puitude, alumiiniumi, betooniga on ka väga hea ühendus, näiteks betoonivuukides oleks ta väga vastupidav materjal, samuti nendes deformatsioonivuukides, mis põrandale tavaliselt paigaldatakse, sobiks siis see silikon sinna väga hästi. Meil kahjuks ei ole enam vorsti varianti 600 milliliitrist, varem oli meil ka vorstina ta saadaval, aga kuna seda ostmist ei olnud, siis see läks meil sortimendist välja, et on ainult padrunitoode praegusel hetkel. Aga ta püsib nendes vuukides, kui see vuuk on õigesti tehtud. Ma sellest pärast teile hiljem ka näitan, kuidas neid vuuke õigesti teha, sest tihtipeale tehakse neid vuuke, aga siis on jälle probleem, et näed, ei püsi vuugis, silikon tuleb lahti, läheb pragunema, et kõik sellest ma täpsemalt pärast räägin. Ja siis see silikon peab vastu väga hästi igasugustes erinevates UV-kiirguse käes või niiskustingimustes ja samuti peab vastu hästi tolmule. Ta ei kogu seda tolmu mustust külge, et ta on hästi puhas materjal ka peale kas või tolmutamist, aga kõik muud materjalid seal, need hermeetikud, need korjavad hästi palju tolmu ja sodi endasse. Samuti akrüülid, et kõik on sellised poorsed. Macroflex NA, see on nüüd natukene vanem universaalsilikon, sellepärast et neutraalne universaalsilikon, et vanem mudel, aga töötab ka siiamaani päris hästi, et tuli just enne seda Fusioni toodet, mis oli estrite baasil, tuli välja, aga see neutraalsilikon ise on siis alkooksü ehk siis selline viinalõhnaga, aga tegemist on sees tehnilise piiritusega ehk metanooli sisaldab see toode ja samuti tema lõhn on suhteliselt vähe tuntav, tunned nagu väikest sellist rohulõhna, aga kerge kasutada, hea kasutada ja sobib samuti siis erinevatele pindadele ja see on ka üks päris hästi levinud toode, aga tema ikkagi ajapikku läheb kollakamaks. See on nagu erinevus selle siis Fusion tootega, et Fusion ei kolletu, aga neutraalsilikon alkooksu võib kolletuda just värvitu toote puhul. Ütleme, meil on veel olemas saadaval siis see valge toode ja hall, aga nende toodete puhul siis sellist nii suurt seda muutust UV tingimustes ei näe kui värvitu toote puhul. Aga sobib siis kõikide erinevate nii betoonidega, krohvidega, tellistega, metallidega, et igal pool võid kasutada, see on tihtipeale kergem nagu kliendile müüa, et talle sobib see toode. Ja siis jälle peab jälgima seda, et see toode ei sobi nüüd küll looduskivi jaoks, tänu sellele, et seal on sees mineraalõlid, aga ta on siis ka hästi selline siis pikaajaline silikon muidu oma paigalduskohas ja töötab ka täitsa hästi. Akrüülhermeetikud on sellised kõige odavamad, kõige lihtsamad tooted. Akrüülhermeetik on siis tavaliselt sisaldab sideainet ehk polümeeri, vett ja kriiti. Mida rohkem siia tootesse pannakse kriiti, seda kehvem on tema vastupidavus niiskusele ja seda rohkem on ta siis ka pragunemisaldis. Aga meie on siis selline toode nagu Macroflex FX, mis sobib nii sise- kui välisvuukide jaoks. Päris palju on siin siis polümeeri ja peab väga hästi siis vastu erinevates vuukides. Ta on ülevärvitav ja ma soovitan alati akrüüli üle värvida, kuna seal on alati siis selline poorsus, mis korjab endasse siis mustust, tolmu, ta läheb pärast halliks, olete äkki näinud, kodus ka aknal nurgas on tihtipeale need vuugid hallid või musta või kollased, et nad koguvad hästi palju sodi, aga tegelikult tuleks ta üle värvida ja siis need akrüülid sodi ei korja. Aga tavaliselt on nende akrüülide puhul ja silikonide puhul ka on selline viga, et nad lihtsalt paigaldatakse nurka, aga ma pärast näitan teile fotot, kuidas saab siis sellist
silikoni õigesti paigaldada, mitte nagu paigaldatakse. Ise ta on väga ohutu toode, ei ole lõhna, nakub ka niiske pinnaga ja imava pinnaga väga hästi, aga ei tohi pind olla selline loikud ega märg, et selles mõttes on see ka väga sobiv sellises niiskes keskkonnas kasutada, aga üldiselt on akrüülide puhul nii, et niiskes keskkonnas ei tohiks neid kasutada. Mõned akrüülid on hästi polümeersed, mida võib niiskes keskkonnas kasutada, aga meie see Macroflex FX ikka vannituppa väga hästi ma ei soovita. Et tama on ikka sellistes tavatingimustes, tavalistes tubades kasutamiseks. Nii, lisaks on meil ka siis eriotstarbelisi hermeetikuid, on siis bitumenmastix BA. See on siis hermeetik, see ei ole silikon. Ta on selline siis küllaltki siis sisaldab küll mingisugust lahustit ja see on lõhnaga toode, et seda kasutatakse ainult välistingimustes ja väga hästi sobib katuse töödeks, kas või siis bituumeni parandamiseks, nakub väga hästi bituumeniga, samuti sobib ta seal eterniitide parandamiseks, korstende ümber, läbiviikude ümber, et see on selline tihendusmastiks ja mis tema siis hästi suur eelis on ka see, et tema päikse käes ei pragune. Ta jääb selline elastne materjal, mis on pidevalt, ta ei kuiva ka ära. Meil on tihtipeale ka poes need silikoni näidised, siis selle toote näidist me ei saa kuidagi panna sinna kauplusesse, sest hakkab näppe määrima ja kliendid saavad selle tootega nagu siis kokku ja puhastada saab küll, aga lihtsalt ta määrib. Et see on välistingimuste toode, katusele ülihea, võib ka märja pinna peale kanda. Õues vihma sajab, teil katus tilgub, lähete selle tootega katusele, paigaldate ära ja ongi teil kõik hästi lihtsalt korras. Paljud bituumene hermeetikud pragunevad ja just eriti see päikese lõhub neid aga selle toote puhul on mul päris palju sellist positiivset vastukaja, et ei pragune. Peab väga hästi vastu UV-le. Nii, siin on meil olemas siis klaasimis silikon. Selle silikoni puhul oli selline huvitav tendents, et me kunagi panime sinna peale sellise toote nagu akvaariumisilikon. Ta sobib ka akvaariumile, aga see ostmine oli päris väike ja kui me muutsime selle pildi ära, panime sinna kasvuhoone peale, siis see ost kasvas ikka meeletult, praktiliselt 4-5 korda. Et täitsa uskumatu toode ja praegu on ka tagasiside on selle toote kohta väga hea. See on siis ka selline siis äädika lõhnaline, sobib erinevate materjalidega kokkupuutesse, et ka tema liimomadused on hästi head, tal ei ole sees siis selliseid seenevastaseid aineid, sest kuna teda kasutatakse nii kasvuhoone kui ka siis nende akvaariumite puhul, siis ei tohi seal fungitsiide sees olla ja see on siis fungitsiidide vaba toode, väga hea liimomadustega ja samuti ka siis väga hästi tihendab ja püsib päris hästi ka UV käes, ei lähe kollaseks. On selline läikiv toode, meil oli kunagi siis 2 toodet, oli värvitu ja valge, aga praegusel hetkel jääb ainult siis värvitu toode, sest selle müük on suurem ja seda kasutatakse palju rohkem. Macroflex H, see on siis selline siis ütleme, et hästi kuumakindel hermeetik, maksimaalselt kannatab temperatuuri 1500 kraadi. Ahjuhermeetik võib kasutada otse tulekoldes, võib kasutada kokkupuutes erinevate metallidega. Vot nende ahjuhermeetikutega on alati selline kogemus, ma olen kuulnud nagu vastukaja, et kui paigaldada pliidi raua vahele, siis sealt tekivad praod ja tuli tuleb läbi ja põleb läbi see materjal, siis vot selle materjali puhul vot sellist läbipõlemist ei ole, sest ta on elastne. See elastsus ei tähenda nii, et ta võtta kätte ja hakkab painutama, vaid see tähendab seda, et ta metallidega liigub hästi kaasa. Tal on kõikide metallidega hea nake ja teda võib paigaldada erinevates kohtades, nii tulekoldes kui ka siis väljaspool tulekollet. Ja ta töötab päris hästi pikaajaliselt, võiks olla siis see maksimaalne temperatuur 1200 kraadi, aga lühiajaliselt siis 1500 kraadi. Et selline kuumakindel hermeetik. Tal on ka liimomadused olemas, ma olen ise ka liiminud sellega erinevaid selliseid kivisid isegi, olen liiminud siis sauna korstna selle läbiviigu ümber, et temperatuurid on seal päris kõrged, üle 70 kraadi tihti peale, siis sealt kipuvad need plaadid lahti tulema, aga see toode isegi peab vastu sellele liikumisele. Kui aluspind on kõva, siis nakub ta väga hästi aluspinnaga ja teda saab nagu siis kasutada. Ja teine toode on meil siis selline niinimetatud mootori hermeetik, see on siis
hermeetik, mis on elastne ja tema maksimaalne temperatuur on 315 kraadi. Lühiajaliselt võib ta olla ka siis, või 315 on lühiajaliselt, pikaajaliselt siis 260 kraadi. Kasutatakse ka mootorites seal karteri põhjade tihendamiseks ja erinevate ühenduste tihendamiseks, aga sellega peab arvestama selle temperatuuriga. Ikkagi loetakse, et siis maksimumtemperatuur 260 kraadi ja seal kõrgemaks ei tohi minna. Et tulekoldesse seda toodet paigaldada ei tohi. See on üks võimalus näiteks ka siis gaasiahju klaasi ühendamiseks, et sellega saab need klaase tagasi liimida. Aga ta on punast värvi, et temaga peab seda arvestama, et ta jääb näha, siis on ta punane. Aga see on üks selline variant. Ja tema siis eelis on see, et ta jääb elastne, aga tõesti ma ei soovita teda paigaldada kuskile korstnatesse tulekolde kohale, mis on siis tulega kokkupuutes, et kindlasti on tähtis jälgida neid temperatuure, mis on maksimum. Ma olen näinud sellist asja ka, et meil seal pildi peal on see toru, või ütleme lepe, mis tuleb siis ahju küljest ja sinna on siis paigaldatud hästi tulekolde peale on paigaldatud silikoni, ta seal ei püsi ja ta tuleb sealt lihtsalt lahti. Et see on siis ka peab jälgima, et kus ikkagi kasutada, et pilte ka alati ei tasu muuta ja me muudame need pildid ära, et need enam edaspidi nagu klienti ka ei eksitaks. Nii, ja kui teil tõesti tekib küsimus, millist silikoni ma siis lõpuks kasutan, teil on neid nii palju ja nii erinevad, siis kõige lihtsam alati on võtta igailma hermeetik. Sellel on olemas nii liimomadused, kui ka siis on olemas tal tihendavad omadused, teda saab üle värvida ja ta on täiesti sama elastne kui see silikon. Saadaval on ta nii valge kui värvitu variandina ja saab kanda ka see vee all pinnale, aga sellega peab arvestama, et pidevas vees ta ikkagi ei tohiks olla. Ta võib olla ajutiselt vees, aga mitte pidevalt. Nii et kui sealt kuskilt siis see vesi vahepeal ikka ära kuivab, siis see toode töötab seal väga hästi. On ka UV-kindel, ilmastikukindel, siis samuti seal ei ole ka mingisuguseid mürke, mingit ohtu, täiesti ohutu toode. See on siis polümeerne hermeetik, see on ka silikonivaba, ütleme niimoodi, ei sisalda mürgiseid aineid, nii et täiesti erinev toode ja kõige lihtsam on ta siis selliselt ka müüa, et näete, nüüd on olemas meil see hermeetik, mis sobib praktiliselt igal pool kasutamisse. Nii sise- kui välistingimustes ei ole lõhna ja ta on siis ka hästi tugevate liimomadustega. Valge on tugevama liimomadusega, kui on siis see värvitu. Valge algnake on 350 kilo ruutmeetrile, et saab liimida selle sama hermeetikuga ka liiste, laeplaate, peegleid, siis praktiliselt igasuguseid materjale ehitusele, et ei ole üldse ehitusmaterjalide liimimisega selle tootel probleeme. Aga just valge töötab liimina hästi, värvitu töötab hermeetikuna hästi. Aga kuna me teda rohkem siis ka nagu müüme hermeetikuna, siis me seda liimi poolt nii väga ei tutvusta, et kasutada hermeetikuna. Lisaks sellele on meil ka erinevaid liime saadaval, nii et see on siis selline hermeetik. Ja siin on tema siis kõik sellised ka pealmised eelised. Ta on UV ja ilmastikukindel, sisevälitöödeks võib kanda niiskele pinnale, üle värvitav, sobib paljude materjalide jaoks, väga head nakkeomadused, lahusti vaba ja toode on ka elastne. Kuidas neid hermeetikuid õigesti paigaldada? See on alati kõige suurem küsimus. Enamus inimesi neid hermeetikuid õigesti ei paigalda. Kõikidesse vuukidesse peaks panema sellise täite materjali ehk vuuginööri. Neid vuuginööre müüakse igas kaupluses erineva mõõduga. See sõltub kõik siis vuugilaiusest, kui palju seda vuugilaiust on. Ja siin on ka näha siis antud pildil, et see tagumine osa on täitematerjal ja ees on hermeetik. Hermeetikuna võib kasutada akrüüli, silikooni, liimhermeetikut, kõik nad töötavad siis ühel põhimõttel. Silikonid liiguvad ainult kahes suunas. Kui tekib liikumine kolmandast suunast, siis läheb silikon lihtsalt servast puruks või keskelt puruks. Et see nöör kompenseerib siis selle liikumise ja samuti ta täidab suurema pinna. Näete, kui sellel pildil vaadata, siis silikon läheb sinna vuuki hästi suure pinnaga. Kui seda panna ilma nöörita, siis ta võib ainult servades olla see hermeetik kinni, aga sealt seest on kõik tühi. Siis selles mõttes on see selline vuuginöör väga hea materjal. Ja siin on ka näha siis, kui näiteks kas või neid paisumisvuuke või teha näiteks või deformatsioonivuuke täita, siis kindlasti peab sinna alla panema kas või kileriba või siis ka vuuginööri ja siis täita. See silikon näete liigub kahes suunas.
kui kolmandalt poolt tekib liikumine, tekib lisapinge ja silikon või hermeetik tuleb vuugist lahti. Silikonidel on kindlasti ka õiged mõõtmed vajalikud, et sügavuse ja laiuse suhe. Et minimaalselt loetakse siis vuugi laius võiks olla 6 mm, samuti sügavus peaks olema 6 mm ja kuni sentimeetrini on siis suhe 1:1, et sentimeeter sügavust, sentimeeter laiust. Aga üle sentimeetri peaks olema siis juba mõõtkava 1:2, et siis laiuse sügavuse suhe peaks olema siis sellises mõõdus, et kui on 3,5 sentimeetrit lai vuuk, siis tuleb vähemalt 1,8 sentimeetrit paigaldada seda hermeetikut või silikoni. Muidu ta sinna ei jää, aga see on ka erinevatel silikonidel erinev. Mõned silikonid võib panna ainult 2 sentimeetrit vuuki, teisi võib 3,5 sentimeetrit, et see sõltub täiesti silikonist. Ja siin on ka näha, kui teil näiteks on kodus vannituba, siis kindlasti ei tohi seda hermeetikut või silikoni paigaldada lihtsalt sinna näpuga nurka, vaid paigaldate vuuginööri. Ja vuuginöör eraldab siis selle nurga, et see nurk ei hakka lõhustama silikoni. Kui seda ei ole seal vuuginööri, siis võib sinna ka see silikon katki minna, sest vann liigub päris palju näiteks ja liikumine on suur ja nurk liigub. Kui see nurk on jäik, tõesti seal ei ole mingisugust sellist seina erinevat ja vanni, siis on jäik kõik, siis ei ole vaja seda vuuginööri kasutada. Aga kui on liikumised, siis tuleb seda kindlasti teha. Ja siin on ka üks variant siis, kuidas kasutada siis või nurka hermetiseerida, et vasakpoolsel pildil on siis tehtud selline siis kaldega, 45 kraadise kaldega nurk, aga võib ka sirgelt paigaldada, aga see kollane ongi siis see vuuginöör, mis sinna vuukidesse paigaldatakse. Et see on õige konstruktsiooni lahendus. Ma olen ka tihti peale näinud, kuidas küsitakse minu käest, et kas see silikon võib enne panna enne vuukimist või pärast vuukimist. Tegelikult see vuukimine tuleks ikka enne ära teha, sest see silikoonimine jääb pärast lõplikuks viimnistuseks ja see peab olema siis nagu perfektne. Nii, järgmisena on siis liimvaht. Liimvaht on päris uus toode turul. Need ei ole siin väga ammu turule tulnud. Liimvahud on siis paljude materjalide liimimiseks, sobivad nii kipsplaadi liimimiseks, plokkide paigaldamiseks, penoplastplaatide paigaldamiseks, samuti villa paigaldamiseks, et neid asju, mida paigaldada saab, tuleb aina juurde. Kui siiamaani oli siis paigaldamine, ütleme ainult seal täideti siis vahtudega vahesid, siis tänapäeval liimitakse väga erinevaid plokke, nii Baurock plokke, Fibo plokke, erinevaid plaate, Dempsey plaate näiteks või ka siis neid OSB plaate, kõik on võimalik vahuga paigaldada väga lihtsalt. Et töö on kiire, kerge, ei ole mustust ja samuti ei jää ka betooni ega segujääke, et kasutad siis püstoliga seda või ka kõrrega, et seal on olemas selline 2 varianti, nii kõrre kui püstoli variant. Tavainimene, kes ei ole püstolit ostnud, võib kasutada ka siis sellist kõrre varianti. Ja sellega on väga kerge erinevaid materjali paigaldada. Aga paigaldamisel on siis selline asi, et enne paigaldamist tuleb pinda niisutada. Vahu paigaldamisel on niiskus vajalik selleks, et kõik nad kuivaksid. Sama asi tegelikult kehtib ka liimhermeetikute ja siis ka silikonide puhul, et niiskust on vaja. Kui niiskust ei ole, nad ei kuiva. Aga just selliste kemikaalide kuivamiseks on niiskust vaja. Akrüüli puhul on niiskust just mida vähem, ta parem, sest akrüülist peab niiskus välja tulema. Aga polüretaan liimid on jah selline uus tendents, järjest rohkem erinevaid materjale liimitakse ja selle tõttu on ta tõesti palju mugavam, palju lihtsam ja nakke on ka kordades tugevam. Ja mis on liimvahu kõige suurem eelis on see, et kui tsemendiga võrreldes, siis tsement kannatab ainult ühepoolset survet, aga vaht kannatab survet igast suunast. Ja kõik need plokid ei teki seinast pragusid, kui on sein paigaldatud betooniga, siis sinna võivad ka seinapraod tekkida, aga vahu puhul kindlasti mitte. Et materjal ise on tugevam kui see materjal, mis seal liimitakse. Ja liimimise puhul on alati tähtis siis selline asi, et kõigepealt paigaldad siis need vahutriibud ära sinna materjali külge, siis lastakse seista 3–5 minutit ja seejärel alles paigaldatakse. Kui see kipsplaat või polüretaanplaat paigaldatakse koheselt seina, siis surve on suur ja vaht lükkab selle plaadi paigast ja loodist ära. Aga kui paigaldada siis selliselt, et natuke oodata, siis alles ei toimu sellist tagasipaisumist ja võib täpselt plaadi paigaldada loodi. Ja töö on hästi lihtne ja kerge.
et selliseid asju järjest rohkem kasutatakse, ega meil on kõik see avastamata. Ma võin öelda seda, et minu maja oli Eestis kõige esimene, mis tehti üldse vahuga, kuigi küll tavalise vahuga ja seisab juba praegu 11 aastat, nii et ei ole mingisugust probleemi sellel, et vahuga ei tohiks midagi ehitada või paigaldada. Minul on ka kandvad seinad on tegelikult on vahuga, aga kandvate seinte puhul puudub tegelikult Eestis standard, et ei tohi kandvaid seinu vahuga paigaldada. Aga standard on lihtsalt ametnike ja bürokraatia taga, et ükskord see tuleb, kõik paigaldavad varsti ka kandvaid seinu ametlikult vahuga, nii et see on praegu lihtsalt aja küsimus. Järjest tuleb sertifikaate, me saime ka ühele vahule eelmisel aastal võimaluse paigaldada villa, omame ETA sertifikaati ehk siis Euroopa Tehnilise Järelevalve sertifikaati nii villa kui selle penoplasti paigaldamiseks ja samuti on ka plokkide jaoks meil ETA toode, et see on päris palju tooteid läheb sinna süsteemi, et ei pea enam tehnilise järelevalvega vaidlema. Aga täiesti need liimvahud töötavad ja need on võimalik väga hästi paigaldada. Siin on meil siis kogu meie vahtude sortiment. Alates kõik need vahud on tegelikult siis 1-liitristes pakendites, ainult väiksed vahud on meil siis 500 milliliitrine ja 300 milliliitrine, et meie ei tooda ei kahekomponentseid vahtusid ega ei tooda ka siis Pärnus neid erinevaid siis purkides vahtusid, mida siis kasutatakse nii fundamentide kui ka siis majade soojustamiseks, et meil on sellised täitevahud siis põhiliselt saadaval. Siin on ka nüüd kõik on uute pakenditega. Nende pakendite väljanägemine on väga arusaadav kliendile. Mul endal kunagi oli ka selline kogemus kaupluses, kus klient küsis minu käest, et kas Macroflex sobib akende uste paigaldamiseks ka või. No ja siis ma vaatasin, et ohoo, et sedagi ei teata ja nüüd on siis igal tootel peal, mille jaoks ta sobib. Ja tegelikult akende uste paigaldamiseks on kõige paremad, ongi siis tegelikult Macroflexi vahud. Nad on sellepärast head, et nad on tugevad, kõvad, sellepärast on alati probleem, et kui uks näiteks lüüakse kinni, toimub selline surve siis lengidele ja kui leng on kruviga kinni ja seal vahel on pehme vaht, siis tegelikult see vaht hakkab seal liikuma ja samuti tekitab siis nii liistu vahele praod, kui ka uks võib ise see leng liikuma hakata nende löökide tõttu. Aga kõva vaht hoiab just selle lengi paigal, fikseerib jäigalt ära, et ta tegelikult on hästi tugevalt siis kinni. Et siin on küll üritatud seda asja müüti murda, et peab olema pehme vaht, tegelikult ei pea. See vaht on piisavalt pehme ukse kõikide nende liikumiste peale. Vaht peab olema, kõik need ukselengid peavad olema jäigalt ja tugevalt ühendatud. Ja samuti meil on siis see, tuli nüüd sel aastal välja all season vaht, mis tegelikult on uue retseptiga. Saab kasutada temperatuuridel -10 kuni +35 kraadi. -10 on madalam temperatuur sellepärast, et õhuniiskus kaob ära. Kõik vahud kuivavad õhuniiskuse toimel, aga alla -10 ei ole võimalik kuidagi seda vahtu pritsida, sest kõik see vesi läheb jäässe ja üle 35 samuti on selline asi, et õhuniiskus on täiesti olematu ja vahud ei kuiva ära. Paisuvad, tekitavad sellist ebamäärast struktuuri ja ei ole enam hea tihe vaht, nagu ta tegelikult olema peaks. Ja siis all season ongi see, et lihtsam müüa võib aasta ringi müüa, ei pea olema enam siis selline talvine variant, vaid ongi aastaringne vaht ja ta sobib kasutamiseks nii kõrgematel kui madalatel temperatuuridel. Aga kui küsida, miks meil siis suvevaht on sellepärast, et on ka lihtsalt hinnas on ta odavam, sest tal ei ole nii palju komponente sees ja sellel tegelikult all season vahul on peal ka indikaator. Seal all pudelil näete on selline sinine märk, kui see märk on sinine, siis on ta külm ja kasutada ei tohi. Kui on see märk seal siis valge, siis võite teda kasutada ja ta on soe. Et see on ka siis natukene pandud, kõik vahud peavad alati olema soojad, kui neid kasutada. Vähemalt 20 kraadi peab olema ballooni temperatuur, siis töötavad kõik need gaasid väga hästi. Kui balloon on külm, sealt midagi välja ei tule. Siin on siis tavaline Macroflex Pro ehk selline siis suvine vaht. Selle vahu puhul on siis omadused suvel töötab ta väga hästi. Ja ka hinnas on ta meie üks kõige odavamaid tooteid, et hästi tihe, hästi korralik ja selline hästi hea kasutamisega vaht. On olemas ka madalpaisuv vaht, tema paisumine on siis veidi madalam, seal 5% on ta siis väiksema paisumisega veel kui see tavaline püstolivaht, sest vaht peab ikkagi mingil määral paisuma, ega ei saa päris nullpaisumisega vahtu olla. Ja selle tõttu on meil olemas siis ka selline madalpaisuv vaht välja töötatud, mida me ka siis müüme ja päris ostetakse, sellepärast, et seal on peal see madalpaisuv sõna ja kõik kliendid kardavad, et Macroflex paisub.
aga tegelikult see enam ammu nii ei ole. Ja paisuvad alati kõrrevahud, mitte ei paisu nüüd püstolivahud. Macroflex FR77, see on siis tuletõkkevaht. Tuletõkkevahu puhul on siis alati selline asi, et ei tohi teda kindlasti kokkupuutesse panna tulekoldega, igasuguste ahjude seintest nende torude läbiviikudesse ei tohi teda paigaldada. Need on siis sellised vahud, mida me soovitame ainult tuletõkkeakendele ja tuletõkkeustele. Et sellistele lineaarvuukidele ja sinna ümber tavaliselt siis see, kui tahetakse saada erilist tulekindlust, peab paigaldama siis villa, tuletõkke villa ja siis saavutatakse selline tuletõkke kuni 240 minutit. Et seda vahtu ise toodetakse Šveitsis, seal on ka spetsiaalselt ainult võimalused, kust me seda vahtu saame, seda igal pool toota ei saa ja see on päris ka vasti hästi hea kvaliteediga siis tuletõkke vaht, aga mitte kindlasti inimesed saavad aru, et see on tulekindel vaht, ta ei ole tulekindel. Põleb väga hästi, kui tuli ära võtta, kustub ära, et tal on sellised plastifikaatorid, et ta ei põle nii kergesti kui tavalised vahud ja sellepärast ongi ta eriline ja tuletõkkevaht ja nõutakse siis tuletõkkeuste ja tuletõkkeakende paigaldamisel, et peaks vastu siis kuni saabub meile tuletõrje 240 minuti pärast, aga see on ainult 2 sentimeetrises vuugis ja see vuuk peab olema siis villaga kaetud ja pealt krohvitud, siis on selline tulekindlus. Ja vaht on päris villaga, ei saa ka neid uksi tihendada sellepärast, et sealt villast tuleb suits läbi tulekahju korral, aga vahust ei tule, et vaht tõkestab seda suitsu. Ja samuti on meil olemas siis megavaht, selline, milles on sees hästi palju vahtu, ta annab hästi palju välja, aga ta ise ei ole nii tugev ja jäik, ta on suhteliselt pehme ja suuremate pooridega. Et see on ka selline rohkem täitevaht. Et soovitatakse küll akende uste paigaldamiseks, aga meie soovitame ikkagi akende uste paigaldamiseks kõvemaid ja neid väiksema sisuga vahte. Siin on lihtsalt sees 860 millilitrit, tavalises vahus on 760 või 750 millilitrit on seda vahtu polüetaanisel. Et see ongi see erinevus, tähendab, et siin on rohkem sees, sellepärast annab ta ka rohkem välja. Meie enda nagu siis lipulaev on tõesti Macroflex Whitetech Pro, see on valge vaht, mis on hästi vastupidav nii UV-kiirgusele, väga hästi peab vastu niiskusele, ta on tihe, ta on 4 korda tihedam kui siis tavaline Macroflex püstolivaht. Tal on samuti ka siis paremad heliisolatsiooni omadused, tal on parem soojapidavus, 0,030 on tema lambda arv, et kui võtta siis tavavahtu, millel on seal seda lambda arvuks on 0,035, siis soojapidavus on sellel valgel vahul tunduvalt nagu ligilähedane kuiva õhuga. Ja tema püsib ka väga hästi vookides, ta ei lähe selliseks siis päikse käes, ta ei lähe nii kiiresti puruks, ta püsib päikse käes ka hästi kaua ja tema on siis selline tihe, ei hakka pudisema nagu tavalised vahud, pudisevad kõik ära, UV-kiirgus sööb nad lihtsalt kergelt ära, siis selle vahu UV-kiirguse on 10 kordandab paremate UV-kindlusomadustega kui tavaline vaht. Ja kasutustemperatuur on tal siis -5 kuni +35, meil on olemas ka -10 +35 vaht olemas talviseks tingimuseks, aga praegusel hetkel on ta isegi -5 on piisav kasutada, et päris pikaealiselt saab seda siis kasutada, aga just alla tekivad need probleemid niiskusega, miks nad ära ei kuiva. Hästi tihe, hästi tugev ja samuti on ta mingil määral elastne, aga see ei ole niimoodi, et surud kokku ja ta kohe paisub tagasi, vaid ta on hästi liikuv, aga mis vahtude puhul kindlasti teha ei tohi neid kunagi panna kokku ei palkidega, sellepärast et ta on nagu käst, oma omadused, kõik vahud on avatud pooridega vahtude puhul koguneb sinna niiskus ja see niiskus ei tule sealt nii kergesti välja ja kõik mädandab ära kõik need palgid ja materjalid, et ainult sisetingimustes palkide puhul võite kasutada vahtusid, aga välistingimustes mitte ja samuti ka ei lase siis see vaht puidul liikuda, ta seob selle puidu kinni, puit võib katki minna, aga kõige suurem oht on kindlasti see mädanemine, et see palk lihtsalt mädaneb ära. Ja kõiki vahtusid võib lasta siis maksimaalselt 5 sentimeetrise läbimõõduga. Kui lasta vahtu rohkem, siis niiskus ei pääse sisse ja see vaht ise jääb siis seest nagu tühi selline makaron, nagu auk. Et see tegelikult ei ole nagu üldse hea, et ei ole struktuuri, seest on tühi ja vahtu võib olla siis 2 servast ainult mingisugune paar sentimeetrit, aga seda on tunduvalt vähe, kui oleks vaja. Et sellega peab ka alati arvestama. Kui teil on ikkagi vaht seal vaja paigaldada 10 sentimeetrisse vuuki, siis paigaldate teda 2 korda
või on variant, et te panete siis, kui olete üks kord ära paigaldanud vahu, panete vahele penoplasti ja siis paigaldate teist korda vahtu. Et ikkagi siis on väga hea tihe struktuur ja kõik need vuugid jäävad hästi soojapidavad ja õiged. Vahtude puhul on kindlasti ka alati tuleks seda katta, mitte jätta lihtsalt päikese kätte või avatuna kuskile. Et kas katta värviga, katta kindlasti akende puhul teipidega, on olemas aknateibid, mis siis sisetingimustes on sellised, mis lasevad siis niiskust sinna vahu peale ei tohiks üldse minna, siis see vaht on kuiv ja hoiab sooja. Kui vahupoorid on niisked, siis sooja ei hoia ja teil akna ümbert on kõik hallitused, külmetavad kõik need kohad. Et tihtipeale on see, et terve vaht võib olla niiske ja märg. Ja teip ongi siis selline asi, mis kaitseb vahtu kahelt poolt ja välimine teip on selline, mis laseb niiskuse ühes suunas välja. Et niiskust tuleb toast päris palju. 4-liikmeline pere toodab 12 liitrit vett ööpäevas ja see niiskus peab kuskile minema. Ja alati siis sooja poolt liigub ta külma suunas ja seintesse ja kus need külmad kohad on, sinna ta liigub. Aga kõige külmemad kohad ongi tavaliselt aknad, akna ümbrised. Ja kui need vahud on seal kõik niisked ja see niis sooja tungib siis sinna külma suunas, siis panebki selle vahu omadused hoopis muudab teiseks. Et kindlasti peaks neid aknateipe kasutama, mitte ilma neideta üldse toimetama. See on hästi-hästi tähtis. Samuti on väga tähtis vahtude puhul ka see, et oleks teil korralik vahupüstol. Vahupüstol peab olema siis selline, milles seest nagu läheb kitsamaks ja siis see vahupüstol tekitab nagu topeltrõhud ja tänu selle tekib hästi hea tihe peen struktuur. Ja mida tihedam on see struktuur, seda parem on tema siis see soojapidavus. Mida suuremad poorid, seda kehvem on selle kvaliteet. Et seda võite alati vaatama, kui on struktuuris suured poorid, siis vahu kvaliteet on kehv ja seda mitte kasutada. Kui on aga need poorid tihedad ja ühtlased, siis võib seda alati kasutada ja see on tunduvalt parem. Talvel on ka selline probleem, tekib talviste vahtude puhul, et need poorsused on suuremad, kuna ei ole niiskust ja kõik need poorid lihtsalt, alguses on ta vedelmaterjal, ta läheb siis nagu selle vajutakse suuremaks ja ei kuiva ära ja tekivadki sellised vahu sisse suured poorid. Et talvistes tingimustes on alati vahtu halvem kasutada, kui on suvel või soojematel temperatuuridel. Et kõige parem on ka vahtu paigaldada vihmaga näiteks, siis ta kuivab hästi kiiresti ja teda on hästi mugav paigaldada. Aga kui paigaldada päiksega, siis ta kahaneb, kuivab, tal ei ole nii kiiret sellist siis kuivamist, sa pead niisutama kindlasti seda vahtu, siis vaht ei vaju kokku ja ta on hästi-hästi vastupidav. Et vahul on omad nipid, eks kindlasti ka vuuki lastes peab õppima seda vahtu laskma, sellepärast et kui panna vertikaalvuuki vahtu, alati alustatakse alt üles, mitte kunagi ei lasta vahtu ülevalt alla, sest ise on ta vedelmaterjal, ta võib alla vajuda ja ülemised poorid jäävad siis nagu suuremaks. Aga ilusti alt üles, siksaki kujuliselt, mitte ka otse, siis tekib ühtlane nagu keevis, ei tule sealt välja mingisuguseid vahutükke, ei tule vahutorte, vaid tulebki ühtlane ilus vaht ja kui teil on tõesti kuskilt tulnud nagu rohkem vahtu välja, saate veel kuskil 10 minuti pärast siis sellise kas märja kindaga või siis sellist üle käia, et see pind jääb täiesti sile. Ühtegi konarust ei ole, et võib ideaalpinna selle vahuga tekitada. Et see on ka üks selline nipp, mida siis vahtude puhul võiks kasutada, kui teil lõikamise kohta ei ole mingit reeglit, keegi ei ole sertifikaati välja andnud, et vahtu ei tohi lõigata. Et see on ka siis selline asi, et võite teda lõigata, peaasi, et pärast ära katate. On olemas ka siis suletud pooridega vahud, mida meil ei ole, aga need suletud pooridega vahud on teiste omadustega ja neid kasutataksegi siis kahe sellise erineva nõu seest, ühendatakse ära ja siis need on siis suletud pooridega vahud. Et kui need on hästi veekindlad ja neid võib ka kasutada siis vees, aga neid avatud pooridega vahtusid nagu siis vees kasutada ei tohi, et kindlasti pead kasutama neid siis sellises niiskes keskkonnas, aga mitte vees. Makroflex ise ka püsib vee peal päris kaua. Meil on niimoodi tavaliselt, et 24 tunniga himab ta sisse, siis kuskil valge vahu puhul on 10% võib-olla niiskust, aga mõnede vahtude puhul on ta päris kiiresti, 10 tunniga on see vaht vett täis ja võib ära uppuda. Et kõik sõltub sellest vahu tihedusest ja vahu kvaliteedist. Et kõik need veeimavusnäitajad, kõik on tegelikult siis olemas, aga mida soovitatakse vahtude puhul alati ka ära katta ja värvida, et ta ei jääks siis päikse kätte, et see on ka hästi tähtis. UV-kindlaid vahtusid on olemas, aga meile nad jõudnud veel ei ole. Me ise toodame ka siis erinevates riikides erinevaid vahtusid, näiteks ütleme siin riigid nagu Rootsi, Austria, Sloveenia,
Nendes riikides on tegelikult siis sellised MDI baasil vahud suhteliselt keelatud või tahetakse seda alla 1% MDI-d, mis on siis üks vahu komponentidest, aga meil on see lubatud, meil on see MDI sisaldus seal võib-olla kuni 5%, Venemaal on ta isegi veel suurem, sest neil selliseid nõudeid ei ole ja selle tõttu siis meie saime sellega tänu nende Rootsi, Austria nõuetele saimegi selle valge vahu, mis on tegelikult Pärnus välja töötatud, tal on see MDI sisaldus suurem kui 1%, aga temal on siis väga heade omadustega, sama analoogsed omadused nagu siis need vahud, mis müüakse nüüd siin Saksamaale, Rootsi, Austriasse, sellistesse riikidesse, mis on MDI vabad praktiliselt. Seal on 0,1% MDI-d, aga siin riikides ei ole ta keelatud. Et mõni asi on ka hea, mis teises riigis, aga näiteks seesama valge vaht Rootsi jaoks maksab pool liitrit umbes 22 €. Et päris suur vahe on. Meil on ikkagi need vahud seal 6-7 €, muidugi need hinnad praegu on tõusnud tohutult. Ütleme, siin on nüüd sellel aastal on ka hästi suur kasv, just MDI ja need metallist balloonid on läinud hästi kalliks. Et hinnatõus on päris tuntav ja päris suur. Eks me näeme varsti, mis need hinnad võivad olla. Nii. Kohe ütleme edasi. Siin on siis veel see talvine variant, Macroflex Whitetech Pro, mida saab siis -10 kraadi juures kasutada. Ja siin on minu andmed võite endale üles kirjutada. Mulle võib helistada 24/7, öösel ma magan. Aga ka siin on olemas siis minu see interneti aadress, aga tavaliselt kõik selle tooted te leiate kodulehelt macroflex.ee. Seal on ka minu telefoninumber, et kõik need info on tegelikult siis võimalik sealt kätte saada. Küsige julgesti kõiki asju, sest ega neid küsimusi nüansse on päris palju. Ma ise olen siin nüüd Henkelis töötanud varsti 24 aastat ja olen nende kõikide asjadega praktiliselt alustanud ja tean ka nende vahtude kohta, mille müüki ma alustasin 2004. aastal. Nii et päris pikalt on seda tööd siin tehtud ja päris palju on ka nähtud erinevaid tooteid ja erinevaid võimalusi. Nii, on teil küsida midagi? Ja Aleksander, hea, nüüd on küsimuste voor. Sellepärast, et küsige julgesti, on ka kodus vaja teil vahtusid kasutada, silikone, hermeetikuid. Et see ei ole ainult selline profitoode, et väga lihtne on neid ise paigaldada, ise teha. Aga kui küsimusi ma vaatan, et ei ole, et siis aitäh, Ahto ja Aleksander. Ma lõpetan lindistamise ja alati, kui tekivad siin jooksvalt nüüd töö käigus küsimused, siis palun kas Ahtole, Aleksandrile või ka Onninen on rõõmsalt nõus vastama küsimustele.